Mulle on vahepeal külla tulnud ühed väga põnevad olevused. Kaisukarud ja neid on päris palju meie stuudios. Ja nad on tulnud koos mitme inimesega. Tere õhtust, Lea Sõrmus. Tere. Ja Keiti ning Stenver. Tere. Te olete kõik üks perekond, vanema lastelastega ja kes need siis on? Need on teie... Need on meie kaisuloomad. Avame oktoobri lõpus Tallinna Ülemiste keskuses kaisuloomade kaupluse. Ega Eestis vist sellist asja ei ole enne olnud, et kaisuloomade kauplus oleks? Ei, see on esimene, jah, mänguasjade pood on, aga see on esimene kauplus, kus on nüüd võimalus igal nii suurel kui väiksel tulles kauplusse ja valida oma lemmikloom välja ja ise valmista, ehitada ja äratada ta ellu. Nii et kui nad saabuvad teie poodi, siis nad on sellised veel elluärkamise ootel, jah? Sellised tühjad kestad nagu teil praegu käes. Nahad ja neid on kaupluse valikus on erinevaid nimetusi pea 60. Tiigrid, hästi palju on karusid, tiigrid, koerad, ahvid, tibud. Aga selliseks pontsakaks, mõnusaks pehmeks mängukaruks saab ta siis tänu kellele või kuidas? Kaupluses on olemas spetsiaalne täitemasin. Kui on nüüd laps selle loomakese välja valinud, siis läheb ta täitemasina juurde, siis tal on veel võimalus valida, et kui ta tahab nüüd loomakesele häälekest sisse, kui on nüüd vanaema või ema tahab nüüd lapsele sünnipäevaks, siis ta võib valida lapsele sünnipäevalaulu sisse, ta võib valida endale kui armsam kingib armsamale, on selline musihäälitsus juurde. Ja kui veel tahab keegi kinkida nüüd oma häälega, siis on see võimalus olemas. Ja kui tal on see oma häälega loeb sisse ja räägib midagi. Ja siis see pannakse kestale sisse ja küsitakse lapse või kinkija käest, et kas ta tahab kätte või jalga. Ja kui on see häälekene kesta sisse pantud, siis hakkab masina peal täitmine ja see täitmine on, täitemasina puhub selle täitematerjali sisse ja see, kes kingib, kes ostab selle, see ise täidab, on pedaal, et ta ikkagi, tema tegevus on see kõige tähtsam. Ja siis, kui on ta puhub pelu sisse ja siis, kui on see nüüd juba saanud selliseks ümaraks pontsakuks. Nagu siin. Ja, nagu selline siin, et siis ta peab ärkama ka ju ellu. Ja see tähendab? Et tal on vaja nüüd siia sisse saada südant. Süda. Stenver, sina oled juba vist kursis sellega, kuidas sinna südant sisse saada? Võtad südame kätte, õõrud kätte vahel, et süda saaks soojaks. Siis paned pea kohale, raputad, et karu saaks sama targas kui sina. Siis paned südame endale südame peale, siis et jääksite nagu alatiseks sõpradeks. Ja siis südame paned veel põse peale, õõrud, et ta naerataks samamoodi nagu sina. Siis paned südame nina peale. Ja paned silmad kinni ja soovid ühe soovi. Siis teed südamele üle musi. Siis see soov täitub ja siis panen selle südame karule sisse ja siis elabki karu. Ja siis ärkab päriselt ellu, jah? Sinu tõelise mänguloomana või selle südamesõbrana võib lausa öelda, jah? Jah, täpselt. Jah. Aga sul, Stenver, tuli see nii hästi välja, et sa oled vist vanaema kaisukarude juures neid arrastanud seda sellist täitsa kohe pikka ettevõtmist nagu luuletust. Jah. Oled mitmele karule või kaisukarule elu sisse puhunud või südame sisse pannud. Aga kui palju üldse vanaema teil on andnud võimalust siis omale lemmikmänguasju välja valida, et kas liiga paljuks ei lähe, et vanaemad on väga lahke, et pärast on tuba mänguasju täis juba või kaisukarusid täpselt? Mina pole eriti palju neid kaisukaid endale võtnud, aga mu õde Keiti on võtnud. Ja Keitil on seal praegu siis riietumine pooleli, jah? Et riideid saab ka teie kaisukarude poest, jah? Ja nüüd ongi see, et kui kaisuloom on saanud südamet, ta on ju ellu ärkanud, siis ta saab veel meie kauplusest, saab sünnitunnistuse. Veel midagi. Et
et sünnitunnistus on, kui nüüd ema kingib, võite loomale ka nime anda ja siis, kui ema kingib lapsele või kingitakse, kui on nüüd nagu seal. Nii, see on beebi. Beebile sünnib, on ju, saadetakse ja siis kinkija paneb sellele võib-olla loomaks nime, on ju, ja siis kindlasti paneb südame sisse ja kõik hääletused, jah, täpselt, ja kingitakse siis edasi, aga ükski, kui ta sünnitunnistuse saanud on ja siis ükski vastsündinud ei ole ka ilma riieteta, on ju, siis meie kaupluses on hästi suur valik, on ka riideid, erinevaid riideid, kleite, kostüüme, jalanõud, erinevad, kõik, mis vaja. Aga see pood avatakse teil alles oktoobris, samas septembris vist saab teie tegemisi juba internetis uudistada või? Ja, alates septembrist on e-pood internetis kaisumaa.eu. Kaisumaa.eu. Et praegu jäävad ettevalmistused ja varsti saate siis internetist selliseid toredaid loomakesi tellida ja endale. Ise päris täis puhuda veel ei saa. Ei, ise täis interneti kaudu seda veel teha ei saa. Ja see südamega elu sisse puhumine, see saab toimuma alles oktoobrikuus. Jah, oktoobris ja kaupluses. Aga mis veel nagu on, et kuna on nüüd kahte suurusega loomi, on 40 sentimeetrised ja väiksed 20 sentimeetrised. Ja siis eri on veel see, et kingi ideesid on meil hästi palju. Et meil Eestis nagu ei ole kombeks, aga Taanis näiteks on hästi kombeks, et kui noorpaar abiellub, siis poisi vanemad kingivad nüüd noorpaarile pulmapäevaks kaisuloomad. Et need on nagu kahte, on väiksed olemas 20 sentimeetrised ja täpselt samasugused armuvarud on olemas suured. Väga tore. Vanavanematele. Just, et võimalusi on kõik kaugeltki mitte ainult lastel, vaid igas vanuses inimestele. Aga ma tänan teid siia tulemast ja meie siis jätame saime mõned mänguloomad vist juba riidesse. Ja peame neile elvärganud loomadele head aega ütlema, et nad teiega tagasi läheksid või edasi. Aitäh, Lea, siia täna tulemast.